The clock hits 6 p.m. The sun dips low, the world exhales, and a quiet question settles in the air. What now? These are the golden hours, often overlooked, yet they hold the silent power to shape everything. Most people miss this truth entirely. They see the evening as downtime, a reward, a break. But those few who understand what these hours really are, they treat them like sacred ground. Evenings aren't just the tail end of the day. They're the front lines of your future. Right now, someone out there is turning off distractions, opening a book, crafting a vision, taking another step toward their dreams. At the very same moment, someone else is melting into the couch, lost in someone else's story, unaware that they're slowly giving away their own. The question that echoes louder than any alarm clock is this: what did you do with your evening yesterday? That wasn't just a block of time you spent. It was a brick, a piece of the life you're building. Tonight brings another, and tomorrow night another still. Each evening adds up, stacking into a structure that will one day be impossible to ignore. What you're building is entirely up to you. It can be a mansion filled with purpose, pride, and progress. Or it can become a fragile shack of what-ifs patched together with regret. Here's the part that always stops me in my tracks. Two people, same job, same income, same resources, 5 years pass, and one has soared while the other still stumbles. Why? Often it's not talent or luck or even education. It's something much simpler, much quieter. It's how they used the hidden hours, when no one was watching, when they could have chosen rest, but instead chose growth. These hours are yours. The question is, what will you do with them? The answer to that question won't show up tomorrow. It won't even knock next week. But give it time, and it becomes impossible to ignore. Because the compound effect of your evenings, those seemingly small choices, eventually become the dividing line between an ordinary life and an extraordinary one. It's not always glamorous. It's not always exciting. Sometimes it's saying no to comfort and yes to discipline. Sometimes it's choosing silence over noise, learning over scrolling, creating over consuming. That's the secret most people don't want to hear. Success doesn't show up in grand gestures, it shows up in quiet consistency. The world celebrates the big wins, the breakthroughs, the spotlight moments. But behind every one of those is 100 quiet nights when someone decided to push a little further, stay a little longer, learn a little more. That's where the real story is written. And here's the truth: no one's going to come and force you to use your evenings well. No boss is going to follow up. No one's handing out gold stars. That's why most people don't do it, because there's no immediate consequence. But 5 years from now, the results are unmistakable. The gap will be wide. One person will be living the life they designed. The other will be wondering where the time went. So tonight, when the day winds down and the world gets quiet, ask yourself, am I building something I'll be proud of? Because whether you realize it or not, you're always building. The only question is what? And don't fall into the trap of thinking it has to be perfect. You don't need to overhaul your entire life overnight. You just need to start. Read 10 pages. Just write one idea down. Watch something that teaches, not just entertains. Just practice that skill for 15 minutes. Small things done with intention change everything. It's not about doing everything. It's about doing something consistently, deliberately, even when no one's watching. You might be tired. You might feel like the day has already taken the best of you. But the evening isn't about what's left of your energy, it's about what you choose to give to yourself.
No nii. Saame alustada. Andke mulle märku. Nii. Kas on pilti näha, kuulda? Ja saame liikuda edasi. Nii. Põmm, on kuulda näha. Super luks. Pange enda küsimused ka. Muidu me ei jätka. Et kui teil on küsimusi, küsige, ärge kartke. Julgelt küsige. Pamparampara. Senikaua kuni te kogute julgust. Nii, indikaatorid laevad. Okay. Senikaua kui te kogute julgust, siis räägime natukene Wyckoffist veel. Ehk siis smart money päritolust, võiks öelda. Lihtsustatud võtmes Wyckoff ja Dow Theory oli just ka midagi sihukest sinna laadset midagi, mis oli ennem Wyckoffis natukene. Nende põhimõte on see, et turg liigub siis trendivast situatsioonist külge liikumisse, jälle trendib, külge liigub, jälle trendib, külge liigub, kuni siis öeldmalt ta enam seda ei tee. Ja tekib meil siis trendisuuna muutus. Joonistame natuke peale siia. Ja toimub siis uptrendist minek, downtrendi ja samasugune liikumine siis jätkub. See on, võiks öelda põhimõtteliselt niuke skelett või niuke põhimõte või põhialus, mille järgi turg liigub. Ja kui me vaatame graafikut suurel pildil, siis võiks öelda, et täpselt niimoodi turg liigubki. Praegu on 4 tunni pilt ja võiks öelda, et turg täpselt nii liigub. On ülesliikumine, siis on konsolideerumine, ülesliikumine, konsolideerumine, vahepeal alla, konsolideerub, üles, konsolideerub, alla, konsolideerub, üles, konsolideerub, alla ja niimoodi turg jätkab enda liikumist siis ühest konsolideerumisest teise, kuni siis toimub trendisuuna muutus. Põhimõtteliselt sama pilt, mis ma just siis siia kõrvale ka joonistasin. Väga kribu pilt. Aga põhimõtteliselt sama liikumine. Ja Wyckofi siis teoreem või mõte selle kõige taga on see, et nendes konsolideerumistes võib siis toimuda omamoodi liikumised veel. Et kui meil turg enne kui ta siis trendi jätkab, ehk meil toimub siis distributsioon, siis toimub consolidation ja siin antud näite siis toimub redistribution ehk siis edasi jaotus. Siis siin konsolideerumises suured tegijad siis ehitavad ülesse enda seda liikumist läbi selle konsolideerumisliikumise. Ehitavad ülesse, vaikselt ostavad positsioone. Ja kui turg siit nii-öelda välja murrab, siis tuleb see nii-öelda karja efekt sisse, kus siis turg liigub edasi karja mõttelaadi alusel, kuni järgmise siis meie jaoks ka turgudel nähtava nii-öelda siis hinnapiirini, supply demand alani, mingisuguse eelmise tipuni, kuni toimub jälle siis konsolideerumine. Ja siis turu nii-öelda siis liigutajad, suured tegijad, jälle, kui nad näevad, et turg võiks veel minna ülesse, et nende nii-öelda siis nende silmis turu väärtus ei ole veel seal maal, kus ta võiks olla, siis toimub jälle turu üles ehitamine, ehitavad jälle enda positsiooni ülesse ja suruvad siis selle kuskilt alast läbi, välja ja siit edasi toimub karja siis mentaliteet, karja mõtlemine.
et keegi ei taha jääda tehingutest maha ja lisatakse muudkui siis neid ostutehinguid, kui turg liigub meil ülesse. Ja selliselt saavad siis nad oma kasumit suurendada ja siis vajalikus positsioonis välja võtta turuosalisi ehk korjata ära likviidsust. Ja Wyckoff'i metoodika alusel siis, kui meil on see konsolideerumine, kui võtame siit selle esimese osa, siis kas turg meil teeb siin sees juba väikse liikumise ehk murtakse struktuuri ülesse, siis tuuakse ta tagasi alla siia konsolideerumisalasse ja siis toimub tegelik väljamurdumine. Või siis toimub likviidsuse haaramine ehk et võetakse siit varajased ostjad välja, meelitatakse inimesed müügitehingutesse ja siis suunatakse turg enda soovitud suunas. Ja neid liikumisi võib meil siis erinevates nendes konsolideerumispunktides olla erinevaid. Mõnes punktis võib olla likviidsus haaramine, mõnes punktis, nii jätame selle nii, võib olla meil lihtsalt konsolideerumine, kus meil on võrdlemisi võrdsed põhjatipud. Nii teeme niimoodi, natukene langemas, et justkui likviidsust ära ei haarata ja toimub siis väljamurdumine. Et kui me vaatame seda skeemi siin, siis täpselt nii see turg toimib. Ja turg liigub siis meil distributsioonist, liigub meil siis konsolideerumisse ja järgmine faas, et turg saaks edasi liikuda, kas siis üles alla, toimub meil manipulatsioon. Manipulatsioon võib olla edasi kõrgem liikumine ja siis sealt toimub distributsioon oma soovitud suunas. Ja meil võib jääda siia alasse siis, kui me vaatame näiteks sessioone, tuletades meelde eelmisi teemasid, nii, kus mul ta siin on, paneme niimoodi, siis meil võib olla siin tegu Aasia sessiooniga, siis meil tuleb Londoni sessioon, teeme Londoni, teeme siniseks ja peale Londonit tuleb meil siis näiteks New Yorgi sessioon. Teeme oranži. London meil konsolideerus, tähendab Aasia konsolideerus, London manipuleeris, liigutati turg ülesse ja siis New Yorgi sessiooni all toimus see jaotus. Ehk liigutati turgu tegelikus suunas, kus seda sooviti. Ja need sessioonid ei ole kivisse raiutud. Ehk et kui meil on näiteks Aasia trendinud, ehk meil on jaotus toimunud Aasia sessioonis, siis väga paljudel juhtudel võib olla see, et London meil liigub külgsuunas. Ja see manipulatsioon, liigutame selle siia, siis see manipulatsioon toimub meil hoopis New Yorgi sessiooni ajal. Ja siis toimub kas distributsioon, jaotus või siis trendisuuna muutus, toimub meil siis uuesti Aasia sessiooni ajal. Et kui me räägime natukene sessioonide temaatikast siia Wyckoff'i juurde. Aga põhimõte on sama, et turg meil liigub siis ülesse, toimub külgliikumine, manipuleerimine ja siis jaotus. Ja see võib toimida mõlemat pidi, et toimub ka edasi jaotus, meil on meil külgliikumine, toimub manipuleerimine, Londoni sessiooni ajal näiteks võetakse mõlemalt poolt ära ja siis toimub edasi jaotus. Nii, võtame tänase päeva, paneme sessioonid ka pääle. Ja kui me vaatame nüüd seda tänast päeva või ka siis eelnevat päeva, et sessioonide mõistes, siis meil on siin reedene päev, et see manipulatsioon või ütleme see külgliikumine ei pruugi siis olla ainult ühe sessiooni aknas. Üldjuhul me näeme seda väga paljudel juhtudel, et näiteks siin punasega märgitud Aasia, et siin toimub siis nii-öelda külgliikumine,
turg meil tuli distributsioonist, jaotati, algas meil külgliikumine, tuli London. Londonis tehti see manipulatsioon, kus saarati likviidsus Aasia põhjalt ära. Ja kui see on tehtud, siis jälle alasse sisse väike külgliikumine ja sai toimuda siis distributsioon. Ja see distributsioon, tulles tänasesse päeva välja, on meil toimunud siis terve selle Aasia sessiooni vältel ka. Ja Aasia ja Londoni vahel jälle väike siis külgliikumine, väike konsolideerumine siin toimunud. Õrn külgliikumine hommikul. Toimus ühtepidi siis struktuurist välja murdumine, alla manipulatsioon, jälle külgliikumisse ja nüüd on ootus oodata siit siis distributsiooni ehk trendisuuna muutust alla. Et see läheb, praegune pilt, võiks öelda, läheb siis ka, võtame tegelikult niimoodi, suht hästi kokku siis sellega, mida ma weekly's välja märkisin, mida ma nii-öelda siis vaatasin, mida graafikud räägivad, mis juhtuda siis võiks. Et ootasin reedese pealt, kus nädalavahetusel siis kõne tegin, reedel turg sulgus, et oodata turgu liikuma üles, et dollariindeks liiguks allapoole ja et siis meil tekiks siin nädala alguse poole, tekiks meil signaal, et turg tahab nüüd allapoole minna. Et esimesed signaali algmed siis 15 minuti ajaraamil GBP USD-l on olemas, kus meil on siis toimunud manipulatsioon. Turg on murnud allapoole, päris agressiivselt, vaikselt ehitatud tagasi ja uuesti alla liikumine, distributsioon justkui on siis algus saanud. Siit edasi tahaks näha jällegi tagasitõmmet ja alla liikumist. Tagasitõmme alla. Täpselt nii ta muidugi loomulikult ei liigu. Nii, vaatan korra chati. Tehingu ajaraamil confirmationite märkimine mõistlik või? Ikka on. Ma ei saa öelda, et ei ole. Ühtepidi on, ühtepidi ei ole. Et kõik oleneb sinu confirmationist. Kui me võtame näiteks selle 15 minuti ajaraami, võtame võib-olla siit puhtam pildi, võtame sama GBP siia ette, et kui võtame selle 15 minuti ajaraami ja ootame turgu tulemas kuskile alasse, eelmalt oleme näiteks siin välja märkinud siis selle supply demand'i, kuhu sisse me turgu ootame. Et siit minna see müüki suht nii-öelda hinnapiiri tipult. Ja kui turg kukus alla ja ehitab ennast tagasi nüüd ülesse siia, jõuame ala lähedale, siis kas me nüüd lähen siin väiksemal ajaraamile või toimetan siis samusel analüüsi ajaraamil, et minna siis edasisse tehingusse. Kui lähed entry ajaraamile, väiksele ajaraamile, kas sa märgid siin neid confirmationid välja veel või mitte, see on juba enda teha, kõik oleneb sinu strateegiast. Kas me ootame nüüd, kui turg meil liigub ülesse poole, ootame nüüd selle turustruktuuri suuna muutus ära, siis pullbacki, et minna siit pullbacki pealt tehingusse, et turg liiguks siis eeldusel, ootusel edasi allapoole, et on see suunamuutus nüüd algus saanud. Või me märgime siis endal mingisuguse supply demand ala veel siin välja või lisa confirmation, võtame Fibonacci 50% või siis golden zone, et märgime need siis välja. See on kõik individuaalne, et mida me täpselt ootame, vaatame ja et saada see nii-öelda enesekindlus, et millal ja mille järgi siis täpselt minna tehingusse. Kui siin vaatame 1 minuti pilti, see kus jõudis turg siis sabaotsaga, meil siia 15 minuti alasse, siis kui me ootame nüüd seda lisakonformationit, et turustruktuur hakkaks allapoole minema, siis eelnev struktuur on meil siin olnud. Me peaksime ootama ideaalis selle ala murdumist. Selleks ajaks oleneb, kui agressiivselt turg liigub, võib olla meil turg juba päris kaugele ära läinud. Ja kui 1 minuti pilti vaatame, siis me ei julge nüüd tehingusse minna. Kas nüüd minna või mitte. Et tekib mõnes mõttes hirm. Et arvame, et turg äkki tuleb siit tipust veel üle, sest meil on oma nii-öelda need lisakonfirmation mõtted ka veel peas ja näeme, et siin on
supply demand ala. 1 minuti supply demand ala. Siin, turg võib tulla siia. Et see on nii-öelda petekas siin. Ja turg ehitab ennast üles poole, tuleb sinna sisse ja siis läheb. Et anda endale seda meelerahu, kui me otsustame kuskil nende alade pealt sisse minna, siis turustruktuur kõige alus ja entry ajaraamil siis turvaline stop on kõige kõrgemas struktuuri tipus ehk siin. Et kui me paneme ootel tehingu, näiteks siin 1 minuti peal sisse, sama kehtib ka teiste ajaraamil suhtes, siis stop oleks turvaline siin üleval, anda hingamisruumi ka, panna näiteks siin siis selle näite puhul võib-olla 7 pippi ja et turgu oodata siis seda murdma. Kas nüüd turg sinna jõuab ja aktiveerib? Seda me ei tea. Me kaupleme tõenäosusi ja entry ajaraamil, kui me teeme entry ajaraamil need täpsustused, ootame turgu siia sisse, siis 15 minuti peal meie analüüsi ajaraamil seda supply demand ala ei eksisteeri, see on kõik üks küünal. Seal seda ei eksisteeri. 5 minuti peal seda vist ka ei ole, isegi on, 5 minuti peal isegi on. Natukene kõrgemal. Aga oleme teinud veel täpsemaks. Entry ajaraamil siis turg ei pruugi tulla sinna alasse sisse. Või, mis veel hullem, kui seda suuremal ajaraamil, analüüsi ajaraamil seda ala ei eksisteeri, see võib juhtuda see, et turg sõidab läbi sealt. Ja korjame enda kaotustehingu päris kiiresti turult siis ära. Et siit edasi ka, kui turg meil seda põhja murrab, siis see murdumine toimus siin, siis vaatame ka eelnevat struktuuri, kui me ootame nüüd seda confirmationit, et turg teeks enda pullbacki. Turg meil siin ka, see on sisestruktuur. Sisestruktuur on seni ka, kuni siis murtakse eelnev suurem struktuuripunkt. Turg siin ehitab ennast, see on kõik sise liikumine. Nüüd tehti siin pullback ja murti välja. Et meie struktuuri vahemik on nüüd siit see tipp ja see põhi 1 minuti peal, mitte 15. 15 minuti peal on struktuuripunkti kaugemal. See on 1 minuti peal. Ja see on minu kauplemise vahemik, kus ma ootan turgu tagasi tulema. Näitan teile kohe varsti ühe võib-olla silmi avava siukse analüüsimise või märkimise. Et ma usun, et see tekitab momenti, et paari inimesega olen seda jagan näidanud, et anda natukene seda kindlust juurde, et kuhu see turg siis peaks tagasi tulema. Et Fibonacci kehtib ka, aga mitte päris täielikult, et kõige tähtsam on see Fibonacci 50% joon. Ja me tahame siis siit 50% joonest, ideaalis siis golden zone'ist, enda entry võtta. Stop siis läheb siia märgitud Fibo tipu ülesse ja esimene siht 1-2 või siis struktuuri põhja murdumine. Et need oleks nüüd confirmationid. Teiste confirmationitena entry ajaraamil teinekord saame vale signaale, saame liiga varajasi signaale, aga entry confirmationina võib olla ka see, et kus meil on siis 2 agressiivset küünalt, kas nad on ühepikkused või mitte, nii väga tähtis ei olegi, aga suhteliselt võrdsed agressiivsed küünlad, kus üks on siis langusküünal ja teine on siis nii-öelda see tõusuküünal või vice versa, tagurpidi. See on ka üks siis signaal sellest, et nüüd on hea koht minna, nüüd turg siis hakkab toimetama teistpidi. Aga jällegi, see on ka suhteline, kõik oleneb siis ajaraamist. Et mida väiksemal ajaraamil, seda rohkem seda müra seal on. Ja kui me vaatame neid põhjasid, kus see, ja tippe, kus see muutus on siis aset leidnud, et leida nii-öelda seda kus ütleme siis tornide signaali, topelttornid, double towers, et nüüd võib tulla siis see turu trendisuuna muutus. Siis me neid signaale leiame päris oma jagu. Need võivad olla ka ühed meie kinnitused, et mille järgi siis tehingutesse minna. Võtame siit kõige puhtama näite. Et kui turg meil liigub alapoole, ta veel ei ole alasse jõudnud, et turg võib veel ülesse minna. Siin konsolideerub suht segane pilt. Nüüd tegi
pullbacki ja agressiivne tõus jälle ülesse. Kui turg jõuab selle langeva küünla, siis ütleme niisuguse 50% jooneni, see võib olla üks kinnitus. Et okei, jälitad sinnamaal ära, lähen tehingusse, stopsi alla ja ootan turgu mängima välja ülesse poole. Trend on ka uptrend, et lähen uptrendi kaasa. Teine variant on see, et ootad selle nii-öelda siis tõusuküünla, kui meil langus toimus, ootame tõusuküünla siis formuleerumise lõpuni ära, et mitte siis liiga varajast vale signaali saada. Ja nii kui see küünal on sulgunud, uus küünal avaneb, siis saame siit minna kohe tehingusse. Et üldjuhul see nii-öelda topelttornid, double towers, see on ka hea signaal, aga see peab olema see õiget pidi, et minna selle järgi tehingusse. Ja siit siis ka jahtida eelnevat nii-öelda hinnapiiri tippu. Võib-olla üks confirmation siuke. Minu lemmik confirmation on hammerhead. Siin mitte kõige nii-öelda perfektsem, siin ta on olemas, see on 1 minuti pilt, et kus siis vaadata, teistes tippudes siin hammerheadi ei eksisteeri, entry A-raamil oleme, et entry A-raamil see hammerheadi signaal võib olla ka teinekord vale, et siin on see müra tohutult palju, siin üks hammerhead, ja need hammerheadi siin ei ole palju. Hammerheadi tekkimist, ehk seda haamri mustri tekkimist, tahaks näha enne kõike siis 5 minutil. Ehk meie vaheajaraamil, kui ütleme 15 minutit on see meie analüüs, siis hammerheadi, et leida see confirmation, siis seda tahaks näha vaheajaraamil ehk 5 minuti peal. Et selle järgi siis minna tehingusse. Nii. Siin põhjades, nagu näha, siin otseselt sükast ilusat hammerheadi ei ole. Hammerhead peaks olema siis meil nagu korralikum küünal, seest värviline ja saba all. Pulgakomm, võiks olla pulgakomm siis. Kui tõususuund, siis saba all, kui langussuund, siis saba üleval. Et ütlegi sükast korralikku hammerheadi otseselt ei ole, et mille järgi siis saada see lisakonformation, et minna tehingusse. Tulles siia ülesse poole, kus meil see Londoni sessiooni on see manipulatsioon enda tipu leidis, siis 5 minuti ajaraamil super ilus hammerhead annab kindlalt märku, et müüjad on turule tulnud ja siin suruti siis agressiivset hinda tagasi alla. Ideaalne sniper entry koht, kust minna siis nii-öelda tehingusse. Nii kui see hammerhead tekib, järgmise küünla tekkimisega minna kaasa. Sama lugu siin, kus turg meil liikus siit alt ülesse, tõusutrendi suunas, samamoodi näitab siis selle pullbacki faasi lõppu. Hammerhead siia tekkinud, ideaalne koht, kust minna tehingusse. Ja seda see vaheajaraamil. Või siis analüüsi ajaraamil, 15 minuti peal. Kuid siin nii-öelda seda infot on juba mitte vähem, aga info on rohkem kokku pressitud, ehk siin neid hammerhead ja selles sõitmes ei pruugi tulla. Et 5 minutil vaheajaraamil näeme neid rohkem, et siin 15 minuti peal tahaks näha neid juba siis suurem ajaraami ehk 4 tunni, 1 tunni siis huvialas. Et kui 15 minutit on näiteks meie analüüsi ajaraam, siis tahaks ikkagi suurem ajaraami neid huvipunktega näha, et seal siis selle hammerheadi tekkimist tuvastada ja saada seal see kinnitus. Nii. Vaatame korra. Jah. Aga Wyckoff'i, tulles tagasi Wyckoff'i juurde, et turg meil liigub trendivast liikumisest, liigub konsolideerumisse, toimub manipulatsioon ja siis peale seda manipulatsiooni, tulen siia poole, me tahame seda retesti näha. Me ei taha sellest manipulatsiooni, nii-öelda manipulatsiooni tekkimise või formuleerimise punktist kohe kaasa minna, vaid me tahame näha kinnitust. Ehk et joonistan siia, võib-olla näete juba graafikul ka, kui meil turg liigub, toimub külgi liikumine. Nüüd toimus manipulatsioon. Me tahame näha kinnitust, et see manipulatsioon ka paika peab. Toimub trendisuuna muutus. Nüüd on meil nii-öelda esimene kinnitus olemas. Toimus manipulatsioon, toimus MSS, turg murdis agressiivselt ülesse, ostjad tulid tagasi mängu, murtisid külgi liikumise konsolideerumise alast välja
Ja nüüd me tahame retesti. Tahame, et turg tuleks tagasi retesti tegema. Teeb retesti, et siit retestist minna tehingusse. Selle retesti ära ootamine, olemata ajaraamis siis, kui kaua ta just aega võtab, aga selle retesti ära ootamine annab meile selle võimaluse minna parema positsiooni pealt sisse suurema lotiga. Loti väärtus võiks jääda, peaks jääma samaks, et see ei tohiks siis stop-lossi ala suurusest nagu sõltuda, tähendab muutuda, et loti me peame panema vastavaks siis enda riskisummale. Ja tahame siit retestist siis minna tehingusse, et siit liikuda siis selle algava trendiga kaasa. Ja ehe Wyckoff'i siis üks stsenaariume, et eelmine neljapäev, kui kõne tegin, siis ma need stsenaariumid joonistasin välja, et erinevad stsenaariume olemas, et saate need siis mul kanali pealt järgi vaadata, saate need endal välja joonistada. Ja siin meil on ilusti siis seesama muster olemas. Turg tuli, 1 minuti peal konsolideerub. Siin kõik see konsolideerumine, toimus esimene natukene murdumine alast väljapoole. Nüüd toimus manipulatsioon, ehk siis saba ots, kes allpool. Võeti likviidsus siit ala alt ära. Nüüd toimus MSS, murti meil siit ala tipust välja. Ja nüüd ootame retesti. Retest ja läinud on. Et väga kiire liikumine. Ja kas me nüüd siin retestiga kasutame Fibonacci't, hinna põhjast, hinna maksimumi, kus see turg liikus, et meie entry on näiteks Fibo 50 peal või Fibo Golden Zone'is, et kas kasutame Fibo selle jaoks või märgime välja enda alasid, enda supply demand'i, teades, et turg ei pruugi alata sinna sisse tulla, aga kui tuleb, siis on ülimagus koht. Supply demand, turg tuli sisse, aktiveeris ja lendas minema. Teine tüüp siin kõrval kohe, et ma ei tea, kas ma seletasin ikka neljapäeval, seletasin seda vist ikka. Turg meil liikus uptrendi, liikus ülesse, nüüd toimub meil konsolideerumine. Konsolideerumine, siis neljapäeval minu meelest rääkisin ka, ei pea olema alati siis horisontaalne, et ta liigub täpselt niimoodi, et konsolideerumine on täpselt siuke. Ei, konsolideerumine võib meil olla siis nii-öelda diagonaalselt ka, just kui siis nagu lipumuster on nii-öelda joonistumas. Võib olla ka niimoodi. Ja siin meil siis diagonaalsuunas konsolideerumine toimumas on. Turg meil siin konsolideerub, toimus manipulatsioon ja distributsioon. Et täpselt need samad skeemid, siis, mis on ka suurel ajaraamil, mis on, võiks öelda siis, sessioonidega seotud, täpselt need samad mustrid toimivad ka väiksel ajaraamil. Et Wyckoff'i teooria ei piirdu mingi konkreetse ajaraamiga, see töötab igal pool. Iseasi, kuidas me suudame seda siis eristada, välja lugeda. Aga siin nii-öelda seda natukene täpsemaks teha ja silmale võib-olla hoomatavamaks. Võtame siit küünlakäede pealt. Nii. Siin on meil see tunnel. Ta peab olema täpselt paralleelne, aga siin on meil nii-öelda see liikumise tunnel. Turg liikus välja, tehti manipulatsioon ja toimus distributsioon. See manipulatsioon ei pea toimuma alati siit alast väljapool, kui meil on siis diagonaalse külgi liikumisega tegu. See manipulatsioon võib väga vabalt olla siin, et tehakse lihtsalt lower high, kui turg siis pöörab downtrendi ja siit toimub see langus. Et ta ei pea minema kõrgemal alast välja, vaid ta võtab siin nüüd väiksemas pildis siis mingi punkti likviidsuse struktuuri ära. Ja täpselt sama asi toimub ka suurtel ajaraamidel. Et selle koha pealt ei ole seal nii-öelda siis väga suuri erisusi. Nii. Vaatame korra siia poole veel.
et isegi siin 1 minuti peal vaadata praegu seda pilti, siis täpselt seesama Wyckoff'i süsteem ka siin olemas. Võtame kas siit samuselt punktist. Langus, külge liikumine, manipulatsioon, distributsioon. Külge liikumine, manipulatsioon, siin küünlasaba otsaga ja distributsioon. Siin külge liikumine, alast väljamurdumine ülesse, retest alasse sisse, distributsioon. Külge liikumine, manipulatsioon ja distributsioon, see küll hästi lühike. Siin selles punktis võib tekkida mõnetine segadus, et turg liikus meil ülespoole, haaras nagu likviidsus ülevalt ära, ei sulgunud üleval pool ja siis liikus alapoole, haaras likviidsusega altpoolt ära. Kui situatsioon juhtub, oodake pigem ära. Et kui on ebaselge turu olukord, siis ärge kiirustage, oodake ära. Ja siit siis toimus jälle see distributsioon, expansion, jälle külge liikumisse. Turg jälle siin nii-öelda külge liikumistes, alla murdumine, struktuuri murdumine, retest alasse sisse ja distributsioon. Jälle külge liikumine, välja murdumine, retest ja jälle distributsioon. Siin nüüd siis veel väiksemas pildis, see oleks juba 30 sekundi peal, on meil siin külge liikumine, manipulatsioon ja distributsioon. Et need ajaraamid on ka üksteise sisse põimitud, aga sama muster on ka absoluutselt iga ajaraami sisse põimitud. Et see, mis ma alguses joonistasin, see on põhimõtteliselt see kondikava siis, mille järgi turg liigub. Ja peame õppima siis seda tuvastama. Aga tulles tagasi küsimuse juurde, ma loodan, et andsin piisav vastuse, et confirmationite osas, kas neid oodata või mitte, et teinekord võime jääda maha, teinekord võib juhtuda see, et tänu meie confirmationile, kui me ei oota siis lisakinnitust veel ära, siis võime sattuda vale koha pealt tehingusse ja turg liigub hoopis veel kõrgemale, et saame enda kaotuse kätte ja siis enam ei julge. Nii, võtame sessiooni korra ära. Tahtsin teile näidata, võtame 15 minutit näiteks, ühte seda nii-öelda siis, võiks öelda võluvitsa, kui nii öelda. Ma katsun oma mõistuse teistpidi tööle panna. Jah, niimoodi. Vist läks tööle. Ühesõnaga, olen ka mina rääkinud varasemalt ka videodes, et joonistame see ülesse, et ootame nii-öelda turgus liikuma. Nii, ei tulnud kaasa. Et kui turg meil liigub, teeb oma struktuuri, liigub alla, siis me ootame turgu nüüd ka FIBO järgi. Tuleme siis kuskile alasse. Ideaaliselt turg tuleks 50%, ideaaliselt turg tuleks FIBO Golden Zone'i, teinekord võib isegi 88% alasse tulla. Kus me teame enam-vähem täpselt, et kus me saame kindel olla, et kuhu või kui sügavale turg siis peaks tulema või võiks tulla. Ja tegelikkuses kogu meie info on vasakul. Kogu vajalik info on meil vasakul olemas. Ehk et see eelnev struktuur, see pullback, siin siis see liikumine. See pullback on meie ala, kuhu sisse me saame oodata turgu tulema. Uskuge mind, kui te seda hakkate jälgima vaatama, toimub päris suur nii-öelda siis, ma sanon võib-olla moment, wow, et turg niimoodi liigub. See on see ala või koht, kuhu me ootame siis turgu tulema. Kuhu ta nüüd täpselt siia alasse selle eelmise struktuuri vahel tuleb? See on nüüd lahtine. Sinna me saame siis leida ja otsida enda neid kinnitusi. Kas on meil supply demand, on meil support resistant, order block, mis iganes. Ja, et turg liiguks jälle alla. Üldiselt turg tuleb, kui ta liigub downtrendi, siis turg tuleb ka piisavalt siis seda, ütleme, turul seda volüümi ehk mahtu olemas, et on turul seda piisavalt mahtu olemas, siis
turul piisab ainult eelmise struktuuri punktini retestimisest. Ehk et turg tuleb, testib siiani ära ja sellest piisiv läheb. Kui seal on volüümi väga ei ole, siis suure tõenäosusega tuleb alasse sisse rohkem, kuskile keskele välja näiteks, või teinekord isegi päris alatipuni, moodustades siis double top'id, double bottom, oleneb kummale poole turg meil liigub. Ja et illustreerida näidata, selles paremini, turg meil tuli downtrendi, siin on meil see pullback ja turg siit allapoole ei liikunud. Tuli siia vahemikku. Nüüd mõistust teistpidi pöörata, et millele meil tasub siin rõhku panna, on nüüd see, kui turg murrab meil siit hinnatipust üle. Turg murdis üle, siis on meil indikatsioon olemas, et turg läheb teistpidisesse trendi. Me ei tea, kui pikaks ajaks, aga turg läheb teistpidisesse trendi. Ja nüüd selle eelmise pullbacki, kus me ootasime, et turg läks allapoole, nüüd muudame ära. Nüüd toome selle ala endal siia, kui trend muutus. See on nüüd see piir, see vahemik, kuhu me ootame turgu tagasi tulema. Turg läks, natukene mängis siin ja tuli siia alasse sisse. Siia sellesse kasti. Ehk siia eelmisesse struktuuri. Tuli siia vahele sisse. Ja nüüd ootame välja murdmist. Turg tegi enda pullbacki, siis kui ta murrab välja, siis on meil tekkinud uus kast. Ehk et siit selle liikumisega turg välja ei murnud. Siit nüüd selle vahemiku pealt. Turg veel välja ei murnud. Ei käinud üle. Ehk et turg võib tulla sügavamale. Ei pruugi, aga võib tulla sügavamale. Liigutame selle kasti. Nii, värgime ära. Liigutame selle kasti nüüd siia. See on meie uus hinnatipp. Ja ootame turgu sealt välja murdma. Saame liigutada kasti siia poole. Teeme natuke suuremaks. Võtame selle ära. Turg murdis välja. Käidi enam võeti likviidsust ja turg murdis välja. Peale välja murdumist ootame pullbacki. Turg tuli, tegi pullbacki. Ja nüüd moodustub meil uus kast. Nii, paneme selle siia põhja. Ja selle saame panna siia. Kõige kõrgema hinnatipuni siis. Aga kastist välja murdumine leiab kinnituse siis, kui küünlakehad sulguvad väljapool seda kasti. Ja turg meil liikus, natuke mängis, liikus kastist välja. Ja tegi enda pullbacki. Tõmbame siia nii, paralleeljoone. Ja kus ta retestima tuli? Tuli eelmise nii-öelda hinnapiiri tippu. Toimus meil retest. Ehk meie kast on nüüd siin. See on meie kast, meie ala, kuhu me ootame turgu, siis pullbacki tegema peale seda, kui ta on välja murnud. Ehk et kui siit on välja murnud. Turg murdis välja, tuli, tegi retesti. Täpselt siia alasse sisse. Ja senikaua me saame seda jätkata, kuni murtakse siis, kui turg liigub uptrendi, kuni murtakse siis lõpuks kasti alumine ots ära, murtakse alt poolt välja. Siis me hakkame teistpidi märkima. Turg murdis välja, tuli alla. Nüüd toimus meil likviidsuse haaramine. Turg siis siit järgnevast struktuurist, mis meil siin väiksem on, siit väljapoole ei sulgunud, vaid haaras likviidsuse ja murti eelmisest kastist välja. Ehk et nüüd me peame ära ootama selle pullbacki. Turg meil siit murdis välja, nüüd peame ära ootama selle pullbacki ja siit nii-öelda see liikumise uuesti välja, et me saaksime märkida üldse enda mingisuguse ala, mingi kasti. Ja me märgime selle pullback ala endal välja. Ehk et saame enda uue kasti tuua siia vahemikku. Põmm. See on see hinnavahemik, hinnapiir, kuhu me ootame turgu tegema enda pullbacki.
turg tuli, murdis välja, põhjast läbi, pullback ja murdis jälle. Ja jällegi seesama nii-öelda pullback, nüüd siis siin, see vahemik, see on see ala, kuhu me ootame turgu tegema pullbacki. Ja senikaua saame seda teha, kopeerida, kui turg murrab siis ülespoole või jätkab allapoole murdumist. Turg murdis välja, saame enda selle kasti paika tõmmata, ootame pullbacki, turg tegi pullbacki. Ootame turgu murdma kõige lähemat siis hinna maksimumi, kas üles või alla siis. Ja turg tuli. Tegime oma pullbacki, liiguti alla, murti hinna maksimum piir, aga ei sulgutud allpool. Ei sulgutud, see on just tähtis, et ei sulgutud. Jällegi haarati likviidsus. Ja turg liikus agressiivselt ülesse, murdis meil kasti ülevalt välja. Ehk et trendi suund on jälle muutunud. Jälle üks kinnitus. Ja et saada nüüd jälle siit kinnitust, et millas minna, siis tehingusse peame ära ootama siis selle pullbacki faasi ja et siis turg murraks jälle välja. Siit meil turg liikus ülesse, toimus pullback ja turg jäi siia konsolideeruma. Peame ootama siit tippu või siis siin antud juhul oleks nüüd see põhi siin, emba kumba poole murdumist. Ja turg murdis tipu. Murdis tipust välja. Mis tähendab, et siin see pullback on meie kast, kuhu sisse me saame oodata turgu tulema. Märgime siia ära. See on meie kastika. Turg murdis välja, tagasi tõmme. Siin ka nii-öelda, see on arvatavasti siin Aasia sessioon, kell on 2 siin, öösel 2-3. Siin on meil ka supply demand, aga turg alati ei pruugi nendeni jõuda, aga meie ühe nii-öelda siis kinnituse annab see, et turg tuleb potentsiaalselt siia kasti sisse. Vähemalt kasti ala alguseni. Ja turg tuli ilusti sisse ja murdis jälle välja. Mis tähendab, et meie uus kast on siin see vahemik, see pullback. Kus me ootame siis turgu välja murdma ja pullbacki tegema. Turg murdis välja, käis siin kasti ääre peal, see oligi see pullback retest, testiti selle kasti ülemist osa ja toimus edasi murdumine. Võite väikseks läheb siin, toome siin natuke lähemale. Meie järgmine kast, kuna tegu on Aasia sessiooniga, siis meie järgmine kast tuleks siia vahemikku. Nii, põmm. See on see järgmine kast, kuhu sisse ootame hinda tagasi tulema, kui siit välja murtakse. Turg murdis välja, tuli tagasi. Järgmine kast on meil see vahemik, kuhu sisse me ootame turgu tagasi tulema. Kui turg välja murrab, siin õite napilt murdis välja, tuli allapoole ja haaras likviidsuse siit alt. Väga mikro liikumine. Meie uus kast on see, kui turg siit välja murrab. See nii-öelda pullback liikumine siis. Siin veel ei murdunud. Käidi võeti lihtsalt likviidsus, toimus konsolideerumine ja murti välja. Selle kasti saame siia maani välja pikendada. Siin osas turg nüüd oma retesti teinud, tagasi tulnud. Aga see ei tähenda, et me selle kasti siis kasti märkimist edasi ei saa nii-öelda mängitada. Täpselt sama süsteem. Kui meil siia turg enda pullbacki teinud, saame seda kasti mängitamist edasi teha. Vastavalt turustruktuurile. Turg liikus ülesse, konsolideerub, haarati likviidsus, tuli alla, haarati likviidsus altpoolt, murti välja. Meie kast, mille me saame joonistada, kopeerime siit selle, on siin see hinnavahemik, kuhu sisse meil on õigus oodata siis turgu tulema. Kui turg välja murrab, murdis välja, tuli tagasi, retest. Järgmine kast on meil siin see
hinnavahemik. Kui turg välja murrab, murdis välja, retest. Et tullakse nüüd eelmisi struktuure siis testima. Minul selle nii-öelda siis pildi avastamine üks aeg, see oli minu jaoks niimoodi, wow. See nagu lõi pahviks. Et see annab nii palju selgust juurde, nii palju täpsust meie analüüsile juurde, et kus on see ala, kuhu me ootame turgu tulema. Ja me ei pruugi leida sealt neid kinnitusi, oma order block, oma supply demand'e. Esimene avastus oli see, et kui ma zoomisin välja ja võtame kas või joongraafiku, et ma suudan tuvastada esiteks neid turustruktuuri tippe ja põhja. See oli minu esimene avastus, kus ma nägin, et turg tuli testima eelmist struktuuri tippu, kui sealt välja murti. Siit tõmmata jutte edasi. Et kus turg tuleb neid eelmisi struktuuripunkte testima. Kui sealt murtakse välja, see joon tuli nüüd kõver, tõmua. Enam on samal alal. Et turg, kui ta murrab välja, siis tuleb eelmist struktuuri testima. Ja need samad jooned on justkui support resistant alad. Need on justkui nagu need kortermaa ehitus, põrandalagi. Kui murtakse laest läbi, siis see lagi muutub põrandaks. Ehk et see on see ala, see on see piirkond, kus me võime oodata reaktsiooni. Küünalde puhul võib olla see, et hind võib käia allpool isegi sügavamal ära. Turustruktuuri puhul muidugi ka. Kõik oleme sellest kaua see välja mängimine võtab. Aga see töötab jumal ilusti. See oli minu esimene nii-öelda siis ütleme silmi avav moment ja teine oli see, kui ma hakkasin jälgima neid pullbacke. Et kus siis esiteks see turustruktuuri tipp oli ja tekitas küsimus see, et miks turg tuleb teinekord sügavamale. Et tuleb sügavamale, teinekord ei jõua. Ja siis ma hakkasin märkima neid pullbacke ja peale seda, kui turg nii-öelda murdis välja. Et kuhu ta tuleb enda retesti tegema, kui välja murtakse. See oli minu teine nii-öelda siis avastus. Hakkasin peale märkima neid reteste, et kui turg murrab välja, et kus on see ala, kuhu ma siis ootan turgu tagasi tulema. Kui siis nii-öelda sellest alast lõpuks välja murtakse, siin võiks isegi märkida siia selle vikini. Ja need samad pullbackid on siis need alad, kuhu sisse meil on õigus oodata, kui turg sealt välja murrab, retesti. Ja näete, kui ilusti töötab. Meil on see pullback ala, turg mängib siin sees, murrab välja, retest ja läheb. Sama lugu siin. Siin on meil see retest liikumine hinna maksimumide vahel. Turg murdis ülesse välja, retest ja jälle läks. Et ma usun, et see infokilluke annab tohutult palju teile juurde. Minule ta andis ikka väga palju juurde. Et kui mul on see ala, kuhu ma tean, et turg tuleb, kui ei esine manipulatsiooni. Et see on see ala, kuhu ma ootan turgu tulema. Ja ma saan nüüd siin ala sees teha enda täpsustused. Kas ma märgin välja siin endal fair value cap'i, kus ma siis võtan enda tehingu, näiteks ostupoole fair value cap, võtan enda tehingu, et ootan turgu tulema siia. Või on see supply demand, kuhu ma ootan turgu tulema, et võtta enda tehingu. Siin siis supply demand on ka order block, et kus on minu kinnitus, et kuhu ma saan, mille järgi ma saan nende tehingu panna. Fair value cap'i järgi, ala algusesse,
turvaline stopp oleks siis ideaalis siin hinna põhjas, oleneb kuidas pippide arv võimaldab, mis on teie miinimum pippide arv stop lossil, 20 pippi stop loss, miinimum oleks siis 1-2, siin oleks ta siin tipus, see oleks esimene target, see oleks fair value cap'i järgi tehing ja teine siis, kui supply demand on teie confirmation ala algusesse, stop loss ala lõppu vastavalt pippide arvule või siia nii-öelda siis hinna maksimumi tippu põhja. See jääb kaugeks, siis ala põhja lähedale võiks olla ümmargune number, ütleme, et 16 pippi stop loss, samamoodi siis kõige kõrgem hinnatipp võiks olla target või 1-2. Et selle järgi nii-öelda enda tehinguid paika panna. Siit selle ala seest ma leian enda confirmationid, enda kinnitused. Mul on teada ala, kuhu ma ootan turgu tulema ja nüüd selle ala seest ma saan leida veel enda kinnitused. Et ma ei pea hakkama fomotama, et kui turg tegi siin, nüüd ta läks ära. Nüüd on maha. Ja siis näen siin ka veel, et tuleb testib, et ei tea, ei julge siit minna. Ja siis lähete kuskilt siit nii-öelda emotsiooniga tehingusse, stop lossi alla ja olete saanud enda löögi kätte ja enam ei julge. Kuigi tegelikult oli see nii-öelda ala allpool, kuhu turg peaks veel tagasi tulema ja selle ala sees, kuhu turgu ootan tagasi tulema, on minu tegelikult siis need kinnitused. Nii, vaatame, illustreerime seda võib-olla paremini. Kas siiamaani on aru saadav? On mingid momenti andnud ka või ei ole? Et ma võtaks replay moodi või kuidas see info teil üldse istub. Et minule see meeldis väga, kui ma selle üks aega avastasin. Nii, võtame replay moodi. Vaatame korra suuremat pilti ka. Turg on meil downtrendi pooles. Mingisugune külge liikumisena on. Nii. Vaatame korra chati. Mõistate, varasõlv, väga tore. Super looks. Backtesting ka just natuke päris huvitav. Väga see annab kuidagi teise vaate turule. Kõik muutub järsku selgemaks. Teine kord loomulikult nagu siingi võib esineda manipulatsioone, mis on täitsa okei. Aga sama põhimõte nii-öelda töötab, toimib. Märkides nüüd siin, vaatame, kus meil turg omadega on. Nüüd on liikunud välja uptrendi, saame siin väiksemat pilti võtta. Eelmine pullbacki vahemik on ka siin, kuhu turg võib veel sisse tulla, sügavamale. Kuigi turg on siit siis nüüd välja liikunud, esimene tagasitõmme siin ja suurem see manipulatsiooniga on siin, on likviidsust haaratud. Ja jätame selle praegu sinna paika. Teades, et turg võib tulla sinna veel, siis vaatame siit nii-öelda seda vahepilti. Meil on siin toimunud pullback ja välja liikumine. Pullback ja välja liikumine. Vaatame siit. Jah, küünlega õite napilt. Ja nüüd on siin toimunud jälle pullback ja välja liikumine. Et meie esimene tsoon oleks siin see vahemik. Märgime ta lihtsalt range'iga. Ja teeme joone paksamaks. Ja turg on nüüd siin sees. Turg teeb jälle enda pullbacki ja nüüd tahame näha turgu liikuma ideaalis siit välja. Või kui turg murrab allapoole, siis võib olla tegu nii-öelda suunamuutusega. Suures pildis on turg siis downtrendis. Vaatame, mängitame edasi. Turg liikus alla läbi. Nii, vaatame, kus ta meil siit liigub. Nüüd peaks ootama siis jälle murdumist, ma katsun oma aju teistpidi tööle panna. Siit ootasime alla liikumisi. Meie pullbacki ala, üks siuke väiksem,
on meil siin, kus siis turg siin üleval tipus tegi selle nii-öelda üles liikumise. Märgime siia niimoodi. Kus meil turg siis liikus üles, tuli alla, tegi lower high, liikus alla. See on ala, kuhu veel turg siis seonud ei ole. Turg on siin ka liikunud alla, teinud enda pullbacki ja liikunud edasi alla. Siia võiks isegi märkida teise ala veel, kuhu siis turgu oodata sisse. Need on üks kaks potentsiaalset kohta, kuhu võiks oodata siis turgu pullbacki tegema. Siit on murnud välja, jälle oma pullback, jälle konsolideerumine, vaatan vahepeal, mis siin saab. Turg tuli napilt siia sisse, nüüd sügavamalt ja tuli ülemisse. Segane olukord praegu, siis sellistel puhkudel tasub nii-öelda hoida eemale loomulikult kellaaeg. Siin on Aasia sessiooniga tegu siis. Siin on Wyckoff'i teooria ilusti nii-öelda olemas, kus meil turg siis varasemalt on meil siin siis juba üles liikumine olnud. Siin lähemas pildis on meil alla liikumine, konsolideerumine, likviidsus haaramine, tagasi alasse mängimine, nüüd alast välja murdumine, väiksema laera meil siis retest, see oleks 1 minuti peal. Oleks siis täpsem pilt, siin ma ei saa 1 minutile minna ja toimunud edasi siis jaotus. Ja siit veel siis redistribution. Esimene reaktsioon hästi siin ala lähedal ja on näha, kuidas see sama ala töötab teistpidiselt. Justkui support resistant, supply demand. Turg murrab läbi, sellest saab meie põrand. Põmm, põrge, ülesse. Mis meil juhtus? Meil on lagi ees. Põrkas vastu lage, ei kinni. Üles. Ideaalne oleks nüüd turgu jälle siia oodata, et turg jätkaks uptrendi. Nii vaatame, pikendame siia poole, võtame selle nüüd kalla poole. Oodata enda turg jätkava uptrendi, siis me saame enda ala märkida nüüd peale. Kui turg teeb enda pullbacki, siit vaadates seda pilti on meil siis turg liikunud üles, väike pullback toimunud siin. Murdumine, alla, murdumine, alla, murdumine, nüüd on toimunud siit alla liikumine ja nüüd jälle murdumine. Suuremas kontekstis on meie ala siis siin selle tipu vahel ja selle põhja vahel. See on see tsoon, kuhu ma ootaks turgu siis enda tagasitõmmet, enda pullbacki tegema. Mängitame, võtame kiirust natuke maha, panen 5 peale. Võtame. Turg mängib, ootaks siis emba-kumba poolele välja murdumist. Lasen mängitada. Ja, murdis jälle ülesse. Meil on see suurem ala, suurem kast, kuhu siis me ootasime turgu tagasi tulema, enda pullbacki tegema ja uuesti välja murdumist. Ja näete, kuidas need samad eelmised alad, kui turg meil jõudis siia alasse, kus turg ei kinni, just kui nagu sein oleks ees või põrand oleks ees, samamoodi alumine ala, kus turg ei kinni siia. See on just kui support resistant ala. Supply demand, support resistant, põhimõtteliselt üks ja sama. Märgime joonena, märgime alana. Aga need on need nii-öelda piirkonnad, kus turg on jäänud kinni. Mõlemas alas, täpselt ühtemoodi. Just kui oleks sein ees. Nii, võtame, kustutame need ära. Aga meie suurem ala on siis see. Ootasime turgu välja murdma ja et turg siis tuleks teeks enda pullbacki siin sees. Turg tuli, tegi enda pullbacki, tegi likviidsus haaramisega. Siin on jällegi Wyckoff, üles liikumine, konsolideerumine, külgsuunas, ehk siis justkui niisugune diagonaalne kamber. Haarati siis kõige madalamast punktist, haarati likviidsus ja toimus MSS. Et sama Wyckoff'i teooria ka siin peal.
natuke kaugemas vaates, natuke suuremas pildis. Sama Wyckoff'i pilt. Ja vaadates nüüd ka seda väiksemat liikumist, mis meil siin toimus enne, kui turg siis selle tagasitõmbe, kui siit läks, et selle tagasitõmbe tegi, et jälle välja minna, siis siin selle alases ka täpselt sama temaatika. Kui turg meil hakkas alla liikuma, ootame esimese lükk ära, see on meie pullback ja ootame nüüd selle pullbacki väljamurdumist. Turg jonnis siin ja saame märkides enda pullbacki. On meil see, kui turg välja murrab, kuhu me ootame siis tagasi tõmmata. Turg tuli, tegi enda tagasitõmbe, tekitas meile equal'id siia, sügavam tagasitõmme, nüüd siia ala siis ütleme 50% peale, võiks öelda. Ja toimus siis välja murdumine. Et uus ala meil tekkis siia vahemikku nüüd. See on meie siis järgmine ala. Et kui turg siis siin oleks toimetanud edasi, samas kontekstis, võtan korra tagasi, et turg tegi pullbacki, siis siin ala sees oleks tahtnud näha nii-öelda seda tagasitõmmet ja murdumist. Et oleks on märkida siis selle enda nii-öelda selleks tagasitõmbalaks. Aga turg pani siit üles poole. Et jätkas suurema pildi siis joonistumist. Aga see on meie huviala. Üks nende huvialadest. Ma jätan need samad paksud joonad peale. Laseme turul mängida. Siin jälle sama nii-öelda liikumine. Turg liigub alla. Pullback. See pullback on meie huviala, kuhu me ootame turgu tulema, et turg tuleks teeks enda tagasitõmbe ära ja murraks allapoole. Suuremas pildis nii-öelda eelmisse alasse on ta ka siia sisse ja siis jõudnud. Et on nii-öelda retestimas. Vaatame, mängitame siit edasi. Ja vaatame, mis liigub nüüd üles välja ka. Tuli veel allapoole. Ja murrab allapoole veel. See sama ala, mis meil siin oli. Siit liikus turg välja. Siin väiksemas raamis ka. Ootame turgu, tuleme siia enda pullbacki tegema. Kella ajal tasub ka tähelepanu pöörata, siis siin on Aasia sessioon, öine aeg. Sellega poolest turg tuli tegi enda pullbacki suht 88% peale ja toimus välja liikumine. Jälle pullback, jälle välja. Siin nüüd meie see ala liiguks siia, sellesse vahemikku, et kus me enda turu pullbacki siis ootaksime. Kui turg murrab üles poole, siis ka meie nii-öelda see suund võiks muutuda, et vaatame teist poole tehinguid. Ja ootame siis seda nii-öelda võimalust. Turg murdis üles välja. Nii vaatame. Nüüd peaks ootama selle osa suhtes on meil pullback toimunud siin. Turg võib veel siit sügaval minna. Siit ta veel, vaatame korra. Võite ette napilt on välja murnud. Vaatame, kuidas murrab edasi. Tuli veel sügavamal allapoole. Vaatame, kus poole ta läheb. Mis aeg on? August üldse. Ja tuli nüüd tegi nii-öelda siin selle eelmise jala osas, kus meil toimus siis see suunamuutus, eelmine jalg oli see. Selle osas nüüd siis see korralikum sügavam tagasitõmme. Kuid ka siin väiksemas struktuuris turg toimetab samamoodi. Siin murti nüüd välja poole, ehk suund peaks muutuma alla poole. Ülevalt haarati likviidsus. Võite ette napilt murtigi sealt välja. Tehnekord need olukorrad ei ole väga puhtad ja selged. Aga turg tuli alla, üles. Meie uus nii-öelda siis piirkond, kui turg murrab alla poole, oleks see. Turg murdis alla. Teeti enda riitest ära. Turg murdis alla. Siit alast murdis välja. Nüüd ootame riitesti. Turg tuli, tegeme riitesti. Siia nii-öelda eelmisesse sellesse jalga sisse.
retest tehtud, hakkas alla liikuma. Me ei tea kunagi, kui sügavalt ja kuhu maani see edasi liikumine võib toimuda. Me kaupleme tõenäosuse. Me iial ei tea, kuhu see turg täpselt liigub. Nii on meie igapäeva graafikud, igapäeva vaade turule. Me lihtsalt märgime välja enda need tõenäosused ja vaatame, kuhu poole turg liigub. Ja turg liikus ülesse poole välja. Jällegi niisugune segane olukord, ja järgmine vahemik oleks siis see, kuhu ootaks turgu tagasi tulema, et siis siit ideaalis turg teeks enda retesti ja liiguks üles ja murraks nüüd siit selle osa. Vaatame, mis siin saab. Nii. Suht sügava tõmbe tegi alla. Ja murdis nüüd ülesse. Siin tuli jällegi napilt tuli alla poole. Võiks võtta seda likviidsuse haaramisena. See oli meie nii-öelda see pullbacki faas, kus turg liikus. Tegi enda pullbacki ja murdis välja. Eelmine liikumine, kui võtame siit, on meil see vahemik, et turg murdis nii-öelda siis välja ja tuli sellesse vahemikku enda retesti tegema. Et kui turg muudab enda suunda siis. Siin ka turg tuli sisse ja lõpuks ta siit välja murdis, leidis vastupanu meil siin tipus ja lõpuks ta siit murdis. Nii, vaatame, kus meil siin. See oli meie pullback, uus vahemik on meil see. Kuhu sisse, peale murdumist siis turgu nüüd ootaks tagasitõmmet tegema, kui ta jätkab enda ilusat liikumist. Praegus punktis, vaatame turg. Jah, veel ei ole teinud. Ootaks veel sügavamale. Nii, hakkab mängima. Väga segane olukord praegu. Et siin on suuremal ajaraamil ka. Praegu on 15 minuti peal. Et meil on tohutu külgi liikumine. Et see suuremal ajaraamil võib tähendada siis nii-öelda Wyckoff'i teooria järgi alla tulek, konsolideerumine, likviidsus ideaalis ja siis turutrendi suuna muutus. Praegu on 15 minuti peal, siin on jõhker konsolideerumine. Aga isegi siin konsolideerumise raamis, sest et pilt on segane, see sama põhimõte toimib. Et kui siit nii-öelda see järsku kukkumist vaadata, siin pullback alla, meie struktuuri nii-öelda hinnatipp on siin, see on meie see pullbacki vahemik ja kuhu maani turg tuli siia piiri. Siin kui vaadata seda, siis ootaks turgu tulema siia vahemikku enda tagasitõmmet veel tegema. Oleneb, kuhu poole turg läheb. Kui toimub siis suuremas pildis ka muutus, siis ta murrab suure tõenäosusega ülesse poole. Ja vaadake, kui ilusti. Segane olukord lõpuks läheb natukene selgemaks. Aga sihukese momente võib tulla siin, ma ei tea, mis siin oli, NFP või mingi uudis. 10-15 NFP-s ei olnud. Võib-olla oli mingi CPI või asjad, ei tea. Aga mingi suurem mõju. Ja kuhu turg tuli? See oli see ala, kus nii-öelda viimati välja murti ja turg ei olnud sinna pullbacki teinud. Ja nüüd turg tuli tegi enda pullbacki. Tehtud, põmm, minek. Nii, võtame siit selle ära. Ja siin samamoodi, kui märgime välja, võtame kas siin selle supply demand'i order bloki temaatika, viimane nii-öelda küünal, siis saba ots jäi puudu. Turg jõudis peaaegu sinnani. Aga siin päris mingid mõjused uudised ka. Nüüd siit turg jälle liikus alla, käis tegi oma testi ära ja nüüd on liikunud jälle alla. Siin punktis peame vaatama, kas küünlakeha on sulgunud allpool, et me saaksime võtta seda siis enda ühe alana, kuhu siis turg võiks tulla enda pullbacki tegema. Ehk et peale seda suurt langust. Vaatame, kuhu ta langev liigub. Konsolideerub täpselt siin selles alas. Vaatame, kuhu poole ta välja murrab.
ja need alad annavad ka, võiks öelda, et selle sihtmärgi või targeti, et kuhu poole sihtida, et kuhu poole see turg siis suure tõenäosusega võib liikuda. Ilus puhas näide, jälle turg liikus välja, murdis välja ja kuhu ta tuli testima, eelmine see nii-öelda pullbacki ala, väiksema struktuur siin pildis, tuli testima ja murdis jälle välja. Vot. Ma rohkem ei hakkaks edasi replay'ga siin tegema, saate ise testida, saate vaadata, saate seda videot järgi vaadata. Väga nii-öelda, võtame korra tagasi. Väga, kust ma nüüd 15 oli? Väga võiks öelda siis selline segane turusituatsioon oli, kus turg meil liikus külgsuunas ülipikka aega. Ja isegi seal külgsuunalisel liikumisel siis õnnestub tuvastada neid punkte ja lõpuks, kus siis turg ka nii-öelda välja murrab. Siin meil oli siis terve see külgliikumine selles vahemikus, kus me tegime endale märkimisi, kuni siis lõpuks turg välja murdis. Et ka siin 4 tunni peal, isegi siin vaadates, kui me tuvastame siin on suht võrdne see tipp. Ja siin ka turg liikus üles, pullback, meie vahemik on siin see, turg tuli, siin vahemikus ta kinni jäi, reaktsiooni sai. Kas ta liigub siit üles, et murda see tipp? Ei jälle tea. Aga siit nii-öelda see reaktsioon tuli. Ja turg siin siis liikus nüüd downtrendi. Ehk meie uus vahemik, kui turg murrab välja, on siis see, turg murdis sabaotsaga välja, tegi pullbacki. See on nüüd 4 tunni pildis. Uus vahemik on siin see, kus me ootame välja murdumist ja retesti. Turg murdis välja, tuli, retestis ja uuest siis põhjast ei ole veel läbi murdnud. See kõik on nii-öelda see retesti faas, konsolideerub ja lõpuks murti välja. Ma loodan, et see info aitab teid, võiks öelda siis hullu pööra, et mõista turge paremini, mõista erinevatel ajaraamidel siis turu käitumist paremini, selle turu liikumist paremini, et positsioneerida ennast siis õigesse suunda. Et isegi siin meie tänases päevas, kus meil turg tegi ka enda pullbacki, see oli see vahemik, kuhu turgu oodata. Turg liikus välja, tuli testis siit tippu. Liikus välja, murdis allapoole. Ja nüüd siit nii-öelda seda ülesronimise faasi. Et siin meie see tipp ja põhi oleks siin need. Ootame välja murdma. Turg murdis, tantsib siin. Ta võib veel tulla siia sügavamale sisse. Ja siit ootaks siis langust veel edasi. Siin järgnevate päevadega. Ja vahemikke, kui need vahemikke märgite, siis märkige need vikist vikini. Ehk siis hinna maksimumide vahel, seal maal, kus on hind ära käinud. Et neid märkige nende järgi. See on see nii-öelda siis hinna liikumise, kui me räägime alla liikumisest, kus turg liikus siis maksimaalselt alla, ja tegi enda pullbacki, ehk siis maksimaalne tipp, kuhu turg tegi enda pullbacki. Ehk siis me tahame neid maksimum tippe ja põhjasid välja märkida. Siin, see on nüüd suurema pildi siis vaade, et turg murrab välja, siis me ootame sinna alasse turgu sisse tulema. Et turg jätkaks enda liikumist. Vot. Ma ei hakkaks kõne väga pikaks venitama, et eelmine kord, kui ma seda seletasin muid teemasid ka, siis kõne venis meil üle 2 tunni pikaks, et ma seekord ei hakkaks seda tegema. Loodan, et sellest infost on teile väga palju abi, see avab teie silmi, see annab teile selle vau-efekti, mõistate turge paremini, oskate lugeda paremini või märkida paremini ülesse. Soovitan backtestige seda hulluks. Backtestige ennast hulluks sellega, et leida see kinnitus. Et kuidas, kus, mille järgi vaadata, märkida. Ja need lisakonformationid, order blockid, supply demandid,
support resistant, need kõik sinna juurde. Et saate enda strateegiasse, ma usun, et väga tugeva sihukese tööriista, väga tugeva punkti, mille järgi enda graafikut siis vaadata ja märkida veel. Vot, kolmapäeval on meil selle kuu viimane Q&A, et valmistage ette enda küsimused, kui teil need on, saame neid siis kolmapäeval veel arutada. Wyckoff'i teooria koha pealt, võib-olla kolmapäeval midagi veel natukene puudutaks, aga ma usun, et Wyckoff'i teooriat piisavalt lõhki läbi nüüd arutanud, eks seal on kindlasti hästi palju veel arutada. Teil on oma töö teha, on backtestida, nii et backtestige seda infot, backtestige need teooriad, neid meetodeid, et leida see enda jaoks see sobiv kinnitus ja vallutada võita turge. Vot, aga mina lõpetaks tänaseks ja kohtume teiega siis kolmapäeval. Ja seniks soovin teile edu ja tulemusi ja kasumeid turgude võitmisel. Tšau, paka!